Tere, kallid tudengid! Tere... Oota. Okei. Ma TalTechi üliõpilasesinduse podcasti. Okei, teeme uuesti. Tamas. Nii. Tere, kallid tudengid! Tere tulemast kuulama Julius Tipika podcasti. Räägime siin tudengielust, erinevatest võimalustest, mida sulle ülikool pakub, kui ka kõigest muust. Kui sul aga tekib vahepeal ideid, mida me võiksime siin podcastis rääkida, siis võta julgelt ühendust meie Julius Tipika sotsiaalmeedia kaudu. Praeguseks aga head kuulamist! Tere kõigile ja head uut aastat ka üliõpilasesinduse poolt. Ja nagu uut aastat alustavad kõik kuidagi uuesti, nii et meie alustasime ka uue saatejuhiga. Nii et tere, mina olen Anna Sustalev, olen magistriõpingutel ja õpin personalijuhtimist ja olen ka tudengiaktivist olnud viimased 4 aastat. Ja loodetavasti tulevikus saate ka rohkem minu kohta teada. Aga nüüd meie podcasti teema juurde, ehk siis kohe-kohe on juba algamas esinduskogu valimised. Ja sina tudengina saad kandideerida enda teaduskonna esindajaks, aga samuti, kui sa ei soovi kandideerida, saad sa ka siis valida, kes on sinu teaduskonna esindaja. Aga et rohkem teada saada, siis mis on esinduskogu ja miks sinna kandideerima peaks, kutsusin enda kogemusest rääkima IT-teaduskonnast Sireli Veri ja inseneriteaduskonnast Ken-Erik Kirsipuu. Tere Sireli ja tere Ken! Aitäh kutsumast! Aga lähme kohe alguse juurde. Ehk siis ma võib-olla uuriks, et kuna esinduskogu on ülikoolis pigem tundmatu asi, paljud meie tudengid ei tea, valimisprotsent võiks kindlasti suurem olla, siis kui te peaksite enda vanematele selgitama, mida te esinduskogus teete ja mis asi on esinduskogu, siis kuidas te seda kirjeldaksite? See on ju vana hea küsimus. Me kõik oleme nagu mõelnud seda kunagi, et mis asi see päriselt on. Ma arvan, et enamik neist, kes tegelikult ka praegu on esinduskogus, kunagi olid samas positsioonis, kus nad mõtlesid, et mis see on, miks ma peaksin kandideerima. Aga väga lühidalt kokkuvõttes siis vanaema, kas sa tead, mis on Riigikogu? Jaa, tean küll. Okei. Nüüd, kas sa tead, mis on valitsus? Jaa, tean küll. Okei. Nii, Riigikogu on umbes nagu esinduskogu meie koolis, siis meil TalTechis. Ehk siis, et Riigikogu on siis selline nii-öelda kuidas öelda, et võtab nagu mingid otsuseid vastu ja selline nagu hästi tähtis kooslus. Aga valitsus on omaette väga-väga oluline, aga samas nagu Riigikogu veidiga koordineerib nende tööd kaudselt, et ma nimetaks seda nagu võimu selliselt, et ta on nagu Riigikogu ja valitsus, aga samas, et mis ta siis on ja see ongi lihtsalt nii-öelda mõned tudengid, kes esindavad teisi tudengeid ja võtavad mingeid otsuseid vastu, mis kõigi elu mõjutavad väga suuresti. No nendest otsustest me saame ka varsti lähemalt teada, aga Ken, kuidas sina seda? No mina võtaks seda niimoodi kokku, et need tudengid, kes siis esindavad teisi tudengeid, on ju just nimelt valitud nende kõikide tudengite poolt, kes siin ülikoolis käivad. Ja siis ongi niimoodi, et igale teaduskonnale on siis vastav arv, vastavalt siis nende teaduskonna suurusele, vastav siis esindajate arv. Ja ma seletaks, ma arvan, et see, mis Sireli avas, kuidas ta avas, see oli päris hea, et ma arvan, et nii on nagu hea võrdlus seda niimoodi Riigikoguga võrrelda, et eks ta ongi meil siin nagu omaette nagu selline parlament siin ülikoolis, et inglise keeles ka student parliament. Jah, et te tõite hea näite selle parlamendiga, et mitu esindajat siis kokku on ülikooli peal? Meid on ju kokku, kas ei ole mitte... Hea küsimus. Täpselt arvu praegu ei oskagi öelda. Mingi siuke 15-16. Ma tean, et minu teaduskonnast on 4 näiteks. No näed, ja mitu IT-teaduskonnast on? Ka 4. No näed, siis... Meil on 2 kõige suuremat osakaalu, ongi siis 4 ja 4, ongi IT-insenerid, sest neid on meil kõige rohkem ülikoolis. Ja siis majandus tuleb oma 3 järele ja siis loodusteaduskond on seal ka ja Mereakadeemiaga 2 esindajaga. Jah, et minu teada ka peaks kokku 15 tükki olema siis neid. Kiire matemaatika. Kõrge matemaatika käis siin. Aga võib-olla siis ka kohe, et meie kuulajad mõtlevad, et aga miks mind peaks huvitama? Et mida te ütleksite selle kohta? No miks see peaks huvitama? Võib-olla sellepärast, et esinduskogus ju just nimelt igal koosolekul arutatakse ka tudengielu puudutavaid küsimusi. Aga need on lausa, kuidas ma ütleks, need on nagu teema keskel isegi. Ja valides siis enda nii-öelda endale sobiva kandidaadi või veel parem kandideerides ise saadki sa nagu siis osaleda just nimelt selle ülikooli elu parendamise osas, siis ütleme niimoodi, et esinduskogu on ju ikkagi selleks, et
noh, et nagu ta ongi selline kõrgem organ ülikoolis tudengite poolt ja läbi selle saab viia siis muutusi ellu nii-öelda. Ma usun, et meist igaüks on veits mõelnud, et mis meil kõik siin ülikoolis valesti on ja mida võiks parandada aga nüüd ongi küsimus, et kas me sellele kõik oleme lahendusi ka mõelnud, et kui nüüd nagu mõelda seda esinduskogu perspektiivi, siis see ongi see koht, kus neid lahendusi välja mõelda ja arutleda nende üle niimoodi, et nendest saab päriselt teod teha. Ehk siis see ei ole pelgalt asi, mis on sul mõttes, vaid sa päriselt suudad midagi ülikoolis ära teha. See ei ole nii nagu day to day, me hiljem kindlasti räägime sellest ka, aga et meil on ka teisi tegevusi, mis on nii-öelda seotud rohkem nagu dokumentide ja sellise nagu ülevaatlikuma poolega. Aga kõigil on algatusvõimalus igasugustele teemadele ja mitte ühtki inimest ei vaadata viltu, et sa saad nagu nii palju asju ära teha, kui sa vähegi tahad. Ja miks igaüks peaks huvituma? No, ma ei tea, et kui sa tahad, et asjad päriselt liiguksid ja muutuksid mitte ainult sinu, vaid ka teiste jaoks, siis ma arvan, et see on väga hea koht, kus ennast nii-öelda maksma panna. Et ma ise ka, kui ma mõtlen, olles üliõpilasesindus 4 aastat, siis ma vaatan ka neid inimesi ja olen mitu koosseisu näinud ja enamus ikkagi, kes tulevad, võib-olla alguses ei tea, mis seal ikkagi kõik läbi käib, aga lõpuks see nagu puudutab eelarveid, mida tudengiorganisatsioonid saavad, mingeid suuremaid muudatusi, mis mõjutavad ka mingeid tunnustamise süsteeme ja on võimalik ka siis tutvuda tihtipeale ka ülikooli rektoraadiga ja mida nemad teevad, et pärast seda sealt ära minna, sa juba tead päriselt nagu ka, et kas enda tudengiorganisatsioonis on mõtet alustada mingi protsessiga, et kas see on päriselt tehtav ja kuidas on seda võimalik siis teha. Et võib-olla ka siis natukene uurin ka, et kuna teie olete meil siin esinduskogu liikmed juba peaaegu aasta aega olnud, kandideerisite ka kunagi, siis kas teil oli mingeid kõhklusi, et ma ei peaks või tõite kohe, et jah, ma tahan? Ma ütlen kiiresti selle ära, et ma kandideerisin pärast tähtaega. Sellepärast, et oli väga hull periood koolis ja siis ma mõtlesin, et et ma panen selle oma prioriteeti järjekorda lõppu IT ja siis ta kuidagi sinna jäi, aga samas ma ikka väga tahtsin ja siis see kuupäev kuidagi kukkus, aga samas mul oli sisetunne, et seda veits tõstetakse veel edasi. Ma ei tea, miks, ma tean, et see on loll tunne. Kandideerige alati õigeaegselt, palun. Aga jah, mina olin see kandideerija ja mul oli kõhklusi, sest et ma mõtlesin, et kas mul ikka on piisavalt aega selleks ja kas see on midagi, mis ma päriselt saan nagu asju ära teha või see on nagu mõttetu asi, kus ma pean käima kohal, aga ma olen nii õnnelik, et ma seda tegin. No need. Ja, et ma arvan ka, et minul oli siis, kui ma nüüd meenutan, pigem oli nii, et ma natuke kõhklesin, sest ma ka nagu otseselt ei teadnud, mida see endast kujutab, aga õnneks minu teaduskonnast siis eelmise mandaadi või eelmise esinduskogu koosseisu liikmed siis tegid mulle sellise hea ülevaate, et mis see nagu on ja mis on sinu kohustused ja õigused ja mis sa sealt sead, et see oli nagu hästi hea, et siis need nagu kõhklused nagu selles osas taandusid päris korralikult, jah. No super, meil on küll hea meel, et te kandideerisite ja olete ka väga palju sõna sekka ka öelnud. Aga võib-olla ka nagu uuriks, et kui me räägimegi sellisest tudengivaatest, siis miks ta teie meelest peab nagu ise esinduskogusse kandideerima, et me rääkisime küll sellest, et ta saab muudatusi ja asju teha, aga nagu kui teema võib-olla nagu need muudatused on küll tähtsad tema jaoks, aga mis võiks veel olla need lisamotivatsioonid või lisapõhjused, miks ta võiks sinna kandideerida? No esiteks muidugi see, et uued tutvused, sa saad igast teaduskonnast, sa saad uusi nagu tutvusi ja sa saad teada ka, mis teaduskondades toimub, on ju, kõige nende asjade läbi seal, siis on ühisüritused, eks ole, motivatsiooniüritused, koolitused, igasugused koos ÜE-ga, eks ole, üliõpilasesindusega siis ja lisaks on ka see, et saab ka hea ülevaate, eks ole, kuidas, kui ei olda enne nii hea ülevaade, kuidas ülikool täpselt toimib ja kuidas kõik need struktuurid ülikoolis omavahel nagu ühendatud on, siis nagu seal on nagu minu arust väga hea nagu see põhi alla saada, kui seda veel ei olnud. Sa räägid nagu sa läksid tööle kuhugi. No ja, ma üritasin sellise ammendava vastuse. Minu arust seal on see kõik, mis Ken rääkis, on väga-väga oluline ülikool ja minu arust üks peamisi asju ka selle esinduskogu igapäeva nii-öelda osa juures. Seda tutvustosa kindlasti ei tasu nagu alahinnata, sest et meil on nii tore koos. Me just nagu viimasel koosolemisel rääkisime ka, et me peame ikka nagu niisama ka kokku saama ja käima mingi lihtsalt jutustamas, sest et nii tore on. Ja alati saab väga palju naerda ka, et alati teeb keegi midagi, mis lihtsalt kogu pundi paneb nagu südamest naerma, et see on väga-väga tore. Aga teiselt küljelt
ma mõtlesin ka sellele, et noh, kui näiteks üliõpilasesindus tundub veits hirmus, et sa nagu mõtled, et ma sinna raudselt ei saa või et nagu ma ei tea, kas ma sinna päris tahan minna, siis minu arust see nii-öelda esinduskogu on tegelikult suht hea sisse nii-öelda pilk sellesse, et mis ka seal toimub, et kui sind see maailm huvitab ka rohkem, siis kindlasti esinduskogu on midagi, mida sa võiksid kaaluda, sellepärast et mitte, et see peaks olema nii-öelda vaheetapp, absoluutselt mitte, aga lihtsalt, et see on nii-öelda teine põhjus, miks võib-olla inimesi võib see huvitada. Ma olen nõus sellega eriti nähes, et iga aasta ikkagi esinduskogust tuleb inimesi üliõpilasesindusse ja neil on ka tegelikult eelis, sest nad juba saavad aru, kuidas üliõpilasesindus struktuurina toimib, mida oodatakse ja nagu millised on siis võib-olla need ka kohustused. Et täiega nõustun sellega. Aga võib-olla siis räägimegi teie kogemusest nüüd täpsemalt, et mis on kõige süke suurem üllatus või meeldejäävam hetk olnud kogu esinduskogu protsessist praeguseks siis? Raske küsimus. Neid on nii palju, jah. Nagu ma ei ütleks, et see on kuidagimoodi, samas ta isegi veits on üllatav. Nagu ma tulin ikkagi väikese eelarvamusega siia esinduskogusse, et ta veidi on igav. Või nagu, et selles on seda igavust on nagu palju. No dokumendid ja asjad ei ole kohe nagu, oh my god, kui lahe. Nagu mingi palju eeltööd ja mingi suured dokumendid, mis asja on ja kinnitamised, et ma ei tea, kas ma suudan mingeid asju kinnitada, kes ma olen. Aga tegelikkuses nagu it's so fun. Nagu meil on nii palju mingeid pisikesi seiku, kus sellest naermisest, millest ma rääkisin, on saanud nagu tõesti nii soe tunne endal sees ka, et keegi nagu isegi mingite igavate asjade üle arutlemisel on see, et see kuidagi muudetakse nagu meeldivaks, et näiteks keegi leiab mingisugused keelevead kuskilt tekstist. Ja kõige naljakam on, et alati on kindlad inimesed, kes leiavad kindlaid asju ja kellegi tähelepanu läheb ühtedegi. Et sa juba tead, et kui ta tõstab käe, siis ta toob juba midagi siukest välja nagu. Siinkohal tervitun Maksim. Tema see on. Aga see on kõige paremas mõttes, sest et nagu ilma temata ka meil ei oleks need koosolekud, need, mis nad on, ja ilma teisteta me igaüks oleme nagu midagi erilist. Aga jah, see oli nagu omal moel üllatav, et see on tegelikult väga fun. Ja ka see, mis nagu üritused ja nii-öelda koosolemused on, et ta ei ole igav, nagu ta ei ole igav. Mingi 1, 2, 3 korda võib-olla tundub nii alguses, kui sa ei ole nii-öelda harjunud ära nende inimestega. Ta võib ka algselt nii tunduda, aga lihtsalt lase vabaks, lihtsalt naudi, see on väga tore. Mind üllatas ka see nüüd, kui meil oli see kevadine see väljasõit. Ma ei tea, kas sa olid seal? Olid? Jah. Mäletan õigesti. Et see programm oli juba väga tore, et läksime sinna ööbimiskohta ja meil oli see hästi põhjalik, eelmine ÜE esimees Joosep siis tegi hästi siis põhjaliku programmi meile ja et oli nagu hästi nagu mugav ja lihtne nagu sisse sulanduda sellesse esinduskogu teemasse nagu, et kõik need tutvumismängud ja nii edasi seal. Väga nagu tegi selle väga lihtsaks. Ja, et mulle meeldib ka, et enne mainisite, et vahet ei ole, kus taustalt sa tuled, siis tegelikult toetatakse seda kogu protsessi ja see ei mängigi lõpuks rolli, kui palju sa eelnevalt tead, sest need dokumendid on üpriski ühe sõna, sa peadki küsima küsimusi ja see ongi koht. Et väljasõit on ka minu eest alati see koht, kus saabki nagu ülipalju infot, mis on võib-olla tundub alguses täiega hirmus, aga hiljem hakkavad mingid seosed tekkima nagu kogu selle protsessi osas ja nüüd aina rohkem ja rohkem kaasatakse ka eelnevaid esinduskogu liikmeid, kes ka toetavad selles protsessis, et tulevad esimesele koosolekule kohale ja vaatavad siis, kuidas teil nagu võib-olla juba suunavad küsimusi, mida nad teavad, et vajaksid tähelepanu. Aga kui me räägimegi nagu nüüd müütidest, et me teame, et esinduskoguga kaasnevad kindlasti need. Üks on nagu see, et nagu sa ise ka korra välja tõid, et see võtab aega ja kas mul on seda aega. Te mõlemad olete tudengiaktivistid, mõlemad õpite heades teaduskondades, kus on ka raskemad kodutööd kui majanduses. Et siis... Hea võrdlus. Ja, ma ei saa midagi öelda, ma pean tunnistama. Pidi ära tulema. Aga et kas siis müüt ongi nagu, et või siis kinnitage või lükkage ümber, kas esinduskogus olemine võtab nagu on nagu siuke väga suur ekstra lisakohustus, mis võtab nagu iganädalaselt aega? Ma nüüd ütleks, et ta natuke subjektiivne võib-olla sellepärast, et mingite dokumentidega olenevalt siis oma sellest tudengi aktivismi või kogemuse pealt oled sa võib-olla mingil määral juba kokku puutunud, et sul läheb nagu kiiremini selle dokumendiga tutvumiseks ja võib-olla mingite ebakõlade otsimiseks, eks ole. Või tekivad mingid küsimused kiiremini, aga kui ei ole, siis võib-olla natuke rohkem läheb aega, aga midagi katastroofilist ei ole, ma usun, et ma arvan, et selline, ma nüüd täpselt tundide arvu ei oska niimoodi öelda, võib-olla selline 5 tundi võib minna ikka vahepeal nädalas ja
kui tahad nagu põhjalikult dokumendid selgeks teha. et see ongi siuke enne esinduskogu koosolekut siis täpsemalt. Ja aga see sõltub ka muidugi sellest, et mõni koosolek on nagu mahukam ja seal on nagu materjali rohkem, aga mõni on nagu niimoodi, et seal on just vähem, et siis läheb nagu vähem aega, et see täitsa nagu sõltub. Ma arvan ka, et see väga sõltub inimesest ka. Meil on mõned inimesed esinduskogus, kes kõik materjalid töötlevad nagu algusest lõpuni läbi, siis on need, kes teevad funktsionaalset lugemist, mina olen seal hulgas, ja siis on mõned, kes teevad seda nii-öelda koha peal. Aga mina ütleks seda, et seda materjalide läbi lugemist on vaja teha põhimõtteliselt 1 kord kuus, sest et meil on küll 2 koosolekut, mis on komisjoni koosolek ja üldkoosolek, aga tegelikult mõlemal käsitletakse suurusjärgus nagu samu asju. Ehk siis seda on vaja teha praktiliselt 1 korra kuus. Ja rääkides inimesena, kes käib ka täiskohaga tööl kõige kõrvalt, siis see ei ole nagu põhimõtteliselt mingit lisakohustust või lisa nagu ajakulu tekitanud, mis oleks nagu meeletu suur. Et ma ütleks, et kui suudan mina ja suudavad teised, siis suudab igaüks. Et see ei ole nagu selline hull suur lisakohustus, et võib-olla see ongi, nagu ma enne rääkisin ÜE-st ja nüüd esinduskogust, et siis see on võib-olla nagu nii-öelda natuke vähem mahukas ka kui ÜE, mis on rohkem mahukas, sul läheb rohkem tunde nädalas, aga esinduskogu on selles suhtes chill. Et saab rahulikumalt võtta veits materjali siin-seal lugeda, veits arutada ja vaielda ja see on nagu tore. Jah, et minu jaoks on alati tudengiaktivist olnud ka kogu töö ja õpingute kõrvalt siuke väike nagu vahepala või midagi siukest, kus ma saan korra nagu midagi teha, mis võib-olla annab kohe selle mingi tulemusega. Et see kohe, kui sa teed, sa saad kohe küsida, kohe edasi minna, aga tihtipeale tööl on protseduurid ja mingid väga palju siukest administreerimispoolt. Aga võib-olla siis ka teine siuke olukord või asi, et kas te tunnete, et olla esinduskogus peab olema kindlasti tudengiaktivist? Ei, lühike vastus ei. Aga selles on natuke rohkem, sassudes, kui sa oled selline inimene, keda väga ma ei taha öelda, et ei huvita see, mis ümber toimub, aga et sa ei ole selline, kes tahab neid asju nagu muuta või oma sõna sekka öelda nendes asjades, siis ma ütleks, et siis on veidi raskem. Kui sa oled nii-öelda naturaalselt selline, kes natuke rohkem nii-öelda küsib küsimusi, muidugi see on asi, mida saab alati parandada, aga jah, et siis ta on lihtsam, aga sa ei pea tingimata olema aktivist. Et sa võid olla ka lihtsalt selline uudishimulik inimene. Või siis inimene, kes tahab natuke ise areneda, rohkem kogemusi. Et aktivism, meil on neid esinduskogus, aga ma ütleks, et vähem kui pooled. Ma ei kutsuks aktivistiks, ma loeks ka sellist, kes on nagu kogu aeg aktiivselt nagu nendes protsessides, on ju. Et mõned nagu räägivad kaasa ainult teatud teemadega ja teatud koosolekutel, mis on väga okei, sest et nende hinnang on ikkagi väga nii-öelda teretulnud ja väga-väga vajalik. Ehk siis see sobib kõigile praktiliselt, lihtsalt tahet on vaja. Ma arvan ka, et see kindlasti ei ole nagu kohustuslik osa, et sa pead nüüd olema aktivist ja võib-olla mõnedel ongi see, et nad mõtlevad, et aga ma ei ole ju võib-olla nii aktiivne tudeng, et äkki ma nagu see ei ole mulle vaata, et tegelikult ta ju ei ole üldse nii, et sul peab lihtsalt olema huvi selle vastu, eks ole, et see huvi ongi nagu see võib-olla see käima panev jõud, mis üldse võikski olla üks põhjus, miks sind see nagu peaks huvitama, eks ole. Ja mina arvan, et piisab sellest, et kui tahe on olemas, siis ei ole vaja otseselt olla aktivist, jah. Ma olen nõus ka sellega, sest ja see on ka minu meelest lisaasi esinduskogus, et on need 2 komisjoni, et üks ongi see akadeemiline, teine ongi tudengielu, ehk siis ongi normaalne, et sind ei huvita kõik teemad, vaid sind huvitavadki mingid konkreetsemad teemad rohkem, seal sa saadki rohkem sõna sekka öelda, aga selle jaoks on sul ka teised liikmed, kes saavad siis neid teisi teemasid võib-olla siis toetada. Meil on kusjuures üks inimene akadeemilisest ja teine tudengielust. Puhtjuhuslikult. Ehk siis... Ei olnud üldse nii planeeritud. Aga jah, väga hea kooslus on kõigil. Jah, aga võib-olla siis ka viimane siuke väide, et tavatudengina, kui mina saan nii-öelda siis valida enda esindajat teaduskonda, siis nagu päris valimistel ka sa tõid Riigikogust näite. Kas siis mina arvan, et minu hääl igal juhul ei loe, kes minu esindajaks saab? Kas te nõustate või olete selle vastu? No see on selline klassikaline asi, et kui on valimised ka, eks ju, kohalikud omavalimised midagi, siis öeldakse, et mis see minu hääl ikka loeb, eks ole, aga see ongi see, et see little things on ju, that matter on ju, et väiksed asjad hakkab pihta ja kusjuures nende valimistega on ju ka see, et sa saad ka enda poolt hääletada. Ja, seal oli niimoodi, et ja siis ma mäletan, keegi tegi nüüd, ma ei mäleta, mis aastal, aga tegi seda see oli vist meie üldkoosolekul, et keegi mainis seda meile, et
te saate enda poolt ka hääletada ja siis oligi see, et kui sa enda poolt ei hääleta, kelle poolt sa üldse hääletaksid, eks ole, kui sa kandideerid, et see ongi see, et muidugi tuleb hääletada, et see on nagu, ma ütleks, et see on nagu kohustus, aga ta on võib-olla selline, ta võiks olla selline kirjutamata reegel, et sa nagu enda kandidaadi poolt ikkagi hääletad, eks ole, et ta mõnes mõttes ikkagi nagu noh, ta on nagu ülikooli ellu panustamine ka minu arust selles suhtes. Ma ütleks, et see nagu esinduskogu ja meie teod on tihtipeale nähtamatud. Et see ongi see põhjus, miks võib-olla ei tunne, et see hääl on üldse vajalik või üldse ei taha kursis olla, miks esinduskogu on vajalik või kas on vajalik. Ja mulle tundub, et on veidi nähtamatu selles mõttes, et me teeme mingeid otsuseid kuskil ja see mõjutab kaudselt igat tudengit, aga mitte otseselt. Keegi ei tule sinu juurde ja ütle, et sul on nüüd elu parem. Et selles suhtes seda on raske tähele panna ja võib-olla see tekitab selle mõtte, et miks üldse hääletada, vahet ei ole, see saab niikuinii hakkama. Aga tegelikult iga hääl loeb. Ja iga hääl loeb ka nii-öelda IT ja Tehnikaülikooli vaatepunktist, et tõenäosus läheb natuke väiksemaks ja suuremaks vastavalt sellele, kas hääletad või ei. Aga reaalselt rääkides siis tegelikult ikka loeb. Ja vahel on nende inimeste häälte vahel on tegelikult ka väga väikesed nii-öelda vahed ja inimene, minul isiklikult on olnud paaril valimisel inimene, kes ma nagu ise arvan, et väga saab, ei ole saanud, kuigi ma tean, et on imeline inimene. Kui rohkem inimesi oleks hääletanud tema poolt, kes teavad seda, et ta on väga hea inimene ja väga tark, siis äkki ta oleks saanud ja äkki ta oleks ka nii-öelda oma tähetunni saanud, et tegelikult see loeb, iga hääl loeb. Tegite ilusasti valimiskampaania siit ära juba, kui tahtsite. Hääletama kõik. Aga ma tahaks teid väga tänada, et te täna siia kohale tulite ja kallid kuulajad, kui teil tekkis nüüd veel lisaküsimusi esinduskogu kohta või olete IT-teaduskonnast või inseneriteaduskonnast, siis ma arvan, teiega kahega Sireliegen võib ühendust võtta, uurida teie kogemusest, aga varsti kohe siis on juba algamas meie esinduskogu kandideerimine, ehk siis hoia silma peal Julius Tipika sotsiaalmeedial ja seal sa näed siis kandideerimise kohta, kui peab hakkama valima, ehk siis saab ka kõiki intervjuusid ja asju vaadata ka eraldi juba kandidaatidega. Aga tahaks tänada teid ja siis kohtume juba varsti. Tšau, tšau. Aitäh tulemast!